No miks tulla metsa? Metsa on alati põhjust tulla, vaatamata selle, kas on sügis, talv, suvi või kevad. Metsas leiab alati midagi huvitavat. Põhiline on see, et ise seda otsida, ise leida. Kui tuleme õhtupoole metsa, näeme mitmeid metsloomi, keda meil on siin suhteliselt ohtrasti. Ja ka selliseid metsloomi, keda tavaliselt näha pole, kas näiteks hunti, karu, ilvest, nii et tulge vaatama. Kuid metsas tehakse ka muid asju, mis ei ole seotud just nii palju looduse kui just inimtegevusega. Näiteks on Türi vallas selline koht Tõrvaaugu, kus aetakse tõrva. Tõrva on seda aetud siis aastast 1837, kui Kabala mõisnik siia tõrvaahju ehitas. Täna on siia ehitatud umbes samasugune tõrvaahi, ainult et kordi väiksem. Ja see sai valmis siis aastal 1997, see on siis 160 aastat hiljem. Taastasime uuesti vana tõrvaahju. Ja on võimalus selle tõrvaahju tööd jälgida. Näeme, kuidas vanasti männipuidust siis tõrva aeti. Kui tahate vaatama tulla, kuidas tõrva aetakse, siis tuleb teil meiega ühendust võtta ja me saame teile selle asja ära näidata. Metsa läksid sa, sinna jääda sa ei saa. Ükskord pead sa ikka välja tulema. Oleme siis jõudnud tõrvaahju juurde ja tõrvaahju valvab meil siis Tõrvaaugu Mihkel. See on siis mees, kes alustas siin Tõrvaaugus tõrvaajamist. Temast siis ka selline väikene mälestus. No kuidas tõrva aetakse? Tõrva aetakse mitut moodi, aetakse tõrvaaukudes või tõrvahaudades ja tõrvaahjudes. See konkreetselt on siis tõrvaahi. Tõrvaahis koosneb 2 ahjust. See keskmine pajamoodi asi on siis nimetatakse emaahjuks ja see ümber on isaahi. See emaahi laotakse siis täis männiklotse. Selliseid männiklotse. Need tehakse hästi peeneks, kuivatakse ära ja siis nendest hakatakse välja ajama tõrva. Kõigepealt tuleb emaahi muidugi õhukindlalt sulgeda kaanega ja siis hakatakse kuumutama seda. Ja kuumutatakse õhukindlalt nii kaua, kuni hakkab tõrv välja tulema. Nagu näed, tõrv tuleb. Ja see, mis siit üle saurab, see on siis puhas tärpendin. Ja lõpuks jääb sellest männist siis järgi selline süsi. Ehk siis tänapäeval nimetatud grillsüsi, kuigi see on männist. Männisütt peeti vanasti siis kõige paremaks sepasööks. Nii et sepad tarvitasid siis männisütt raua sepistamisel. Kellel kodus juhtub veel puusuuska olema, siis alles hiljuti veel tõrvati suuski, puusuuski eriti puutõrvaga. Sina olid metsas tulemas ja mina olin metsa minemas. Ei peanud lugusime nämas, mets ei sõnamas, tea, et mets on olemas. Siin metsas on küllalt palju selliseid objekte, mida vaadata, mille juures mõtiskleda. No kas on näiteks vanad puud, meil on siin Saaresimu tamm, mille vanust nagu määratud ei olegi, kuid väidetavalt võib ta kuni 700 aastat vana olla. Samuti on siin Kabala mõisa endine jahilöss, mis on ehitatud 1914, mida saab vaadata, saab ka üürida omale ürituste korraldamiseks. Ja rääkimata veel vanemast ajaloost on säilinud metsas vanu tõrvaajamise kohti, on säilinud vanu saevest kohti, on säilinud tärpenti näemise kohti, nii et metsaelu on väga rikkalik. Sina olid metsas tulemas ja mina olin metsa minemas. Kui tuled Türile, siis ärge unustada kindlasti ka Türi metsadest tulema, sest siin leiab alati midagi huvitavat.